No nii, jätkame siis oma kaitsmiskomisjoni tööga. Ehk siis meil on jäänud veel 4 diplomandi ja Margus Roo on siis järgmine. Palun, vastavalt meie reglemendile on teil jälle 7-10 minutit aega oma diplomitöö tulemuste ja tegevuste ettekandmiseks. Auditoorium on teie päralt. Komisjoni liikmed, kuulajad, minu nimi Margus Roo ja mina kaitsen oma diplomitööd, mis räägib andmetest salvestamisest ja töötlemisest Hadoop raamistikuga. Juhendajaks on AS Nortali Big Data meeskonna juht Lauri Ilisson. Hästi põgusalt sellest, mis on Big Data taga. Vähemalt 5 aastat olen mina kokku puutunud kirjanduses selliste väidetega, et igal aastal väidetakse, et 90% andmetest on tekkinud viimase 2 aasta jooksul. Ja ma usun, et see läheb nii ka edasi, arvestades seda, kuidas me täna andmeid toodame. Big Data iseloomustatakse põhiliselt 3 omadusega, milleks on andmemaht. Juhul, kui meil on nii palju andmeid, et me enam täna olemasolevate süsteemidega ei suuda neid talletada või ei ole see mõttekas rahaliselt, siis on meil andmetel Big Data omadus andmemahu mõttes. Kui meil tekib andmeid väga kiiresti, et meil täna ei ole enam jällegi mõttekas või võimalik tehnoloogiliselt neid salvestada või töödelda, siis on meil kiiruse mõttes Big Data omadus andmetel. Ja kui meil andmed tekivad väga erineva formaadiga ehk on variatiivsed, siis on meil 3. omadus Big Data mõttes ehk variatiivsus. Hadoopi tekkimise põhjused. Algusaegadel üheks selliseks põhiloojaks on Google, kes omal ajal hakkas kõiki andmeid internetis maha kirjutama oma serveritesse füüsiliselt. See tähendas seda, et nad ei saanud lubada endale väga kallist tarkvara, väga kallist raudvara ja ka jõudlus olemasoleval kusagil 15 aastat tagasi, 12 aastat tagasi jäi see omal ajal lihtsalt olemasoleva riistvara taha. Ja ei suudetud olemasolevat tarkvara ja riistvaraga piisavalt skaleerida. Ja pildil nähtav tegelane, Doug Cutting, töötates Yahoo's, võttis Google poolt välja töötatud white paperid ja publitseeris siis avatud lähtekooliga repositooriumisse Apache Foundationisse lihtsalt Hadoopi aluskomponendid, mis on tänaseks siis väga laialt kasutust leidnud. Minu töö eesmärk on tutvustada Hadoop raamistikku kui alternatiivi traditsioonilisele andmelaole, kasutades siis minu töös praktilist näidet. Täna meie regioonis on andmelao talletavaks osaks siiski valdavalt relatsioonilised andmebaasid. Ja praktilise osa ülesande püstitust, kuna ma ei saanud Nortalis võtta mõnda kliendi lahendust, kuigi me töötan iga päev mõne sellise Hadoopi ja kliendi projektiga, siis ma lihtsalt võtsin sellise triviaalse ühisosa ja toon siin välja sellised nõuded. Ehk relatsioonilise andmebaasi äripool ei soovi kasutada, lihtsalt kogemus on selline, et eelnev kogemus 20 aastat, kellel 25, relatsioonilise andmebaasid on ligi 50 aastat meid juba teenindanud. ETL-i samuti ei soovita kasutada, lihtsalt on aeglane. Ja nüüd tuleks logisid koguda väga palju logisid ühte keskkonda, logisid tuleb talletada väga pikka aega, 10 aastat näiteks, varukoopiad ei tohi teha. Samas peab olema tagatud logide kättesaadavus siiski. Analüütikud soovivad logisid kasutada SQL keeles, kuigi andmebaasi ei tohi kasutada. Ja soovitaks ka väljast tuua sisse lisaallikaid. Analüüsis lähtusin maailma parimatest praktikatest, kes siis täna Hadoop raamistiku kasutavad, Google, Yahoo, Twitter, Facebook, usun, et neil on piisavalt kogemusi, nad on väga suured arendajad Hadoop raamistiku juures. Täpsemalt on antud praktikas 3 osa välja toodud. Flume annab võimaluse
transportida tekkivaid logisid HDFS keskkonda, mis on siis Hadoop raamistiku failisüsteem. Teatavasti see keskkond ei oma POSIXi failisüsteemist omadust, kus me võime samal ajal lugeda ja kirjutada. Flume annab selle võimaluse. Hadoop ise on core komponent, antud juhul ma kasutan sealt sees siis Hadoopi enda failisüsteemi ehk HDFS ja Hive annab sellele failidele, ehk meil on tegu failidega, mitte andmebaasiga, annab SQL-i toe. Arhitektuuripilt näeb jälle selline, et paremalt on siis erinevad logide tekkimise keskkonnad, Flume agent, mis oli eelmisel slaidil toodud, viib andmed, tekkivad andmed reaalaja lähedases ajas HDFS-i ja edasi Hive tõlgib kasutaja poolt tulnud SQL laused MapReduce paradigmasse ja kasutab neid andmed, mis on siis meile Flume agendi poolt toodud HDFS-i failisüsteemi. Kokkuvõtteks võin öelda, et tegu on olulise raamistikuga, kuna Oracle, Microsoft, IBM, kõik suuremad ärianalüütiku tarkvarad soovivad väga kiirelt ja isegi väga toorelt ühilduda Hadoopi raamistikuga. Ma ei väida, et relatsioonis andmebaasid kaovad, pigem on elu näidanud seda, et relatsioonis andmebaasid üritavad võtta üle Hadoopi raamistiku funktsionaalsust ja samuti ka vastupidi, et algses versioonis ei puudus näiteks täiesti Hadoopis Hive'i tugi, mille siis Facebook omal ajal lõi, ehk siis on näha, et Hadoopi raamistik üritab relatsioonis ja andmebaasi funktsionaalsust võtta üle. Väga laialt kasutada tehnoloogia, mitte küll Eestis, aga mujal maailmas. Nortal on võtnud kasutusele seda ja võtmas kasutusele avalikus IT-sektoris, telkodes. Me kasutame masinõppe puhul Hadoop raamistikku. Antud lahendus on, kuna seal ei ole kliendi nime päris välja toodud, aga antud lahendus on täna näiteks Eesti Telekomis alusarhitektuuriks. Ja see väike näide, mida ma olen siin praktilises osas välja toonud, on väga-väga väike osa tegelikult Hadoopi pakutavast funktsionaalsusest. Ja mida veel võiks öelda, on see, et kui täna LinkedIni vaadata, siis Eestis on võib-olla Hadoopi spetsialiste, täna Nortal otsib, nagu tikutulega, aga Eestis ja siin lähiregionis väga ei ole. Aga kui nüüd siduda oma nimega Hadoopi mõne komponendi kompetents, siis mina olen juba ligi 4 aasta jooksul saanud üle maailma väga palju tööpakkumisi. Iseasi, kui palju need tõsiselt võetavad muidugi on, aga see näitab seda, et mujal maailmas on asja vastu väga suur huvi. Ja minu poolt kõik, aitäh! Aitäh! Kas on komisjoni liikmete poolt täpsustavaid küsimusi? Täpsustavaid küsimusi ei ole. Järgneb siis retsensendi sõnavõtt, Tõnd Alpsepp on kohal või ei ole? Ei ole, minu ees on tema retsensioon. Ja kõigepealt siis lõputöö teemale vastavus ja tööstruktuur. Retsensendi arvates oleks peatükkide maht võinud olla paremas proportsioonis, näiteks oleks võinud ühendada 1.–3. peatükk, parandades nende siduvust ja ühtse temaatika läbivust. Töö eesmärgi oleks retsensendi arvates saanud püstitada rohkem uuriva sisuga, mitte vaid teadusliku raamistiku tutvustusena, mis on töö üheks selgeks nõrkuseks. Töö praktilises osas lahendatav probleem on retsensendi arvates sõnastatud nii laialt ja triviaalselt, et tekib küsimus, kas sellise probleemi käsitlemine on mõistlik. Lahenduseks oleks olnud demonstreerida natukene spetsiifilisema, näiteks lisada erinevaid piiranguid probleemi lahendamist. Tööstruktuuri koha pealt järgneb kohati retsensendi arvates lisaks peatükkide vahele üleminekutele ka peatüki sees mõneti ootamatu teema muutus. Üldiselt on antud struktuuri ja esitusviisi arvatavasti lihtsam jälgida slaididel, kus ettekandja teeb paari lausega tutvustuse ja selgituse, miks järgneb just nimetatud osa. Puhtalt teksti lugedes tekitavad teksti osade sidususe probleemid retsensendi arvates teatavat küsimust, kas ja miks kõik töös olnud osad seal siiski sisu poolest olema peavad, kuigi puhtalt töö sisukorda vaadates võiks nad oma kohale isegi sobida. Mis puudutab teema aktuaalsust ja rakenduslikkust, siis siin on retsensent samamoodi pika teksti kirjutanud. Retsensendi arvates on töö teema kindlasti aktuaalne,
Kahjuks selgub töös lahendatav probleem alles viiendat peatükki lugedes, oleks saanud seda ka varem natuke detailsemalt mainida, et paremini aru saada ka teiste tööosade vajalikkusest. Suur osa viiendast peatükist koosneb retsensendi arvates Hadoopi erinevate komponentide seadistuskäskudest. Retsensendile jäi arusaamatuks, kas ja kuivõrd erinevad antud seadistuskäsud kõige tavapärasemast Hadoopi seadistuseks kasuks tuleks mingi võrdlusmoment ja selgitus tehtule, või kas antud käsud omavad ka spetsiifilisemat eesmärki kui lihtsa näidiskeskkonna loomine. Praegusel juhul on teostatud tegevusest aru saada, et töö autor sisuliselt demonstreerib, et ta oskab Hadoopi seadistada ja kasutada. Kindlasti on see ka väärtust omav tõsiasi, sest näiteks läbitud õpingute käigus seda eeldatavalt ei käsitletud. Samas ei ole töö 5. osa retsensendi arvates eriti kasutatav tutorialina, on selleks natuke liiga vähe selgitusi sisaldav ja eeldatavasti päris samm-sammult seda osa järgida ei saa. Retsensendile jäi arusaamatuks, kas ja kuidas võiks presenteeritud lahendust üldistada või kas seda enam üldistama peakski ja kas pakutud lahendus on üldse spetsiifiline ehk erineb kuidagi standardsest Hadoopi kasutusest ja lahendab mõnda probleemi, millele enne ei olnud selget lahendust. Või mis peaks olema töö väärtus lugeja jaoks? Retsensendi arvates on põhimõtteliselt tegemist olnud olukorraga, kus autor demonstreerib, et ta oskab valitud raamistikku kasutada, kuid probleem, sulgudes valitud raamistik sobib logifailide salvestamiseks, on oma olemuselt piisavalt triviaalne, sulgudes, kuna lahenduse puhul näidisandmeid pole presenteeritud, siis tundub, et ainsaks probleemiks traditsioonilise reaktsioonilise andmebaasi mootori jaoks võiks olla andmemaht, aga näiteks mitte erinev formaat, ja raamistik piisavalt laialdaselt kasutusel, et lugejana usuksin Hadoopi võimet probleemi lahendada ka ilma viimases peatükis esitletud demonstratsioonita, sest seda on varasemalt juba niivõrd palju erinevate autori poolt käsitletud ja näitlikustatud. Mis puudutab allikate piisavust, ajakohasust ja järeldusi, siis retsensendi arvates esineb olukordi, kus töös sisaldub toodud väited, sealhulgas üsnagi laialt tuntud ning näiteks eeldatavalt ka mõnest raamistiku dokumentatsiooni osast pärit, ei ole korrektselt viidatud, näiteks peatükk 1.1, terve 4. peatükk ja nii edasi, või tekitab kasutatud viitamine teatavaid arusaamatusi viite kehtivuspiirkonna kohta. Kasutatud kirjandus on retsensendi arvates olemuselt nõrk, viited 4, 6, 8, 9 ja 10 ei ole viidatud URL-idelt enam leitavad ning samuti pole töös mainitud, mis ajaseisuga URL-id on viidete juurde lisatud. Osad töö sisus kasutatud internetiviited pole retsensendi arvates leidnud teed kasutatud kirjanduse nimekirja, muulgas näiteks joonis 2 allikas ja nii edasi. Kui teatud osades ei ole viitamise ebakorrektsus probleemiks, siis näiteks Hadoop teatud komponentide tugevuste ja nõrkuste analüüsimise puhul tekib retsensendi arvates juba olemuslikult palju problemaatilisem küsimus, kas tegemist on ikka autori enda panusega, sulgudes viited puuduvad, või kellegi teise tsiteeritud arvamusega. Teadusliku suunitlusega kirjandus retsensendi arvates puudub. Vormistamisnõuete osas arvab retsensent, et töö järgib neid osaliselt. Ja tulemuste osas on retsensent välja toonud, et kuna ta ise ei oma Hadoopi süsteemi seadistamisega seotud kogemust, siis ta ei oska hinnata autori panuse täpset suurust peatükis 5 toodud süsteemi üleste seadistuste loomisel, kuigi andmebaasi ja tabelite enda loomine on selgelt standardne. Kindlasti omavad retsensendi arvates autori poolt demonstreeritud klastri seadistamine, logide automaatne genereerimine ja kogu süsteemi tööle panek rohkemat teadmist kui tavapärase Hadoop tutoriali järgmist. Samas kahjuks ei näe retsensent tööl otsest väärtust või probleemi lahendust, mis oleks otseselt uudne või väärtuslik. Ja retsensent arvab, et töö on üldiselt täitnud vaid eesmärgi, milleks on tutvustada Hadoopi raamistikku, paraku mitte aga lahendada mõnda reaalset probleemi või probleemi aspekti, mis varasemat lahendust ei oma. Ja nüüd siis küsimused retsensendi poolt. Nad ei ole nummerdatud, nad on siin üksteise järgi, aga ma arvan, ma loen nad ikkagi ükshaaval ette. Esiteks, mis on antud töö väärtus lugeja jaoks? Ma olen seda tööd näidanud just praktilist osa inimesele, kes omab Linuxi-laadsetes süsteemides administreerimise kogemust ja see lugeja on saanud aru, et kuidas antud probleemi viis arhitektuuri pilt sobib probleemi olemusega ehk logid tekivad, logisid paigaldatakse, logisid analüüsitakse just
SQL-i kasutades, nii nagu retsensent ka välja tõi, ainukese ilmselt tuttav asja tema jaoks on SQL, siis uudne ongi selle asja puhul see, et me kasutame praktiliselt standardset SQL-i, aga ilma mingisuguse relatsioonilise andmebaasita. See oleks minu vastus sellele küsimusele. Selge. Teine küsimus, mis on antud töö praktilisest osast teostatud tegevuste puhul uudne või probleemi spetsiifiline? Kuna Hadoopi raamistik, jällegi ilmselt jääb asi selle taha, et retsensendil puudub, nii nagu ise mainib, Hadoop raamistiku teadmine, siis Hadoop on tänaseks, raamistik on tänu just eelmainitult kuna sinna annavad oma panuse väga suured IT-ettevõtted nagu IBM, Oracle, Microsoft, siis see raamistik täieneb väga kiirelt, siis sealt raamistikust mingile probleemile valida komponendid on minu arust uudne. Ja minu valitud komplekt on ja lahendab selle probleemi täpselt minu arust õigel moel ja samamoodi teeksid seda ilmselt ka minust targemad Hadoopi kasutajad, ma väidan niimoodi. Aitäh! Kolmas küsimus. Kas Hadoop raamistikus on veel mingeid komponente, mida antud probleemi lahendamisel oleks võinud kasutada? Jah, on kindlasti lihtsalt ma toon selle välja, et selle probleemi püstituse ma lihtsalt üksipäini antud töö illustreerimiseks tõstatasin endale. Et kui me nüüd näiteks paneksime sinna juurde, et ma toonitan, et see on hästi suure latentsusega SQL päringud on seal taga, sest et meil ei ole tegu relatsioonilise andmebaasiga. Ja kui me nüüd paneksime sinna juurde näiteks väikese latentsuse nõudme, siis loomulikult peaksid seal olema teistsugused komponendid, aga selle probleemi komponendid on minu arust maailma praktika vaadates parimad ja õiged. Eelmise küsimusest täiendavat küsimus. Kui jah, siis milliseid ja miks kasutati just nimelt neid, mida töös on presenteeritud? Mina lähtusin enda poolt püstitatud ärinõuetest ja ma ka lahendasin need. Järgmine küsimus. Milliseid alternatiive Hadoopile oleks võinud veel töös püstitatud probleemi lahendamiseks kasutada? Nii nagu ma ka oma töös välja toon, ma võrdlen relatsioonilistel andmebaasidel baseeruvaid andmeladusid. Täiesti see väikene, triviaalne näide on täiesti tehtav tavalise andmelaoga, välja arvatud sellega, et ma tegelikult olen oma töös välja toonud formaadi. Antud juhul ma kasutan siis Apache veebiserveri access logi, mis ei ole iseenesest kohe ilma täiendatava ETL-protsessita relatsioonilise andmebaasi pandav. Seega, jah, seda saaks teatava mööndustega kasutada ka relatsioonilise andmebaasiga. Aga andmemahtude suurenedes, kiiruse kasvades ja nii nagu ma välja tõin ka alguses, variatsiooni erinevus, kui meil tekivad meil on täna niikuinii juba mittestruktureeritud andmed seal Apache logi näol. Kui tekivad siin mingid teised logid, siis on juba relatsioonilise andmebaasiga rohkem tööd kui minu valitud arhitektuuri puhul. Ja viimane küsimus. Kas eksisteerib mingeid spetsiifilisemaid probleeme, mille puhul töö 5. osas presenteeritud lahendus võiks osutuda mitte sobivaks ja mis põhjusel? No, seal taga on üks komponent, mis oli ka arhitektuuri pildis välja toodud, on MapReduce. MapReduce on teatavasti, siis ei ole midagi nüüd sellist uut, mida Google välja mõtles, vaid minu arust kui Lispis funktsionaalses programmeerimiskeeles on see täiesti olemas. Et kui on probleem näiteks selline, mida ei anna paralleelselt lahendada, kui me matemaatikas võtame näiteks miini otsimine, mitte keskväärtusega, miin just. Et kui nüüd tehete järjekorda seal muuta, paralliseerimist muuta, siis võime erineva tulemuse saada. Et loomulikult tuleb probleemi analüüsida, aga sellised probleemid, mis ei ole paralleelselt lahendatavad, neid ei saa selle raamistikuga lahendada. See on kindlasti piirang. Et peab olema paralliseerimise selline peab olema probleemi, peab saama paralliseerida. Nii, rohkem küsimusi retsensendil ei ole ja mis puudutab hinnet, siis palju kriitikat, palju küsimusi, palju märkusi ja indeks on märgitud kasin ehk 1 ja on täiendavaks kommentaariks lisatud veel, et hinnata võib ka hindega 2, olenevalt sellest, kas ja kuivõrd uudseks võib pidada peatükis 5 presenteeritud
protseduure. Ja niisugune siis oli retsensioon. Millised on komisjoni liikmete küsimused, kommentaarid? Alustuseks see küsimus, et mainisite siin, et te ei võtnud teadlikult mingisugust konkreetse kliendi näidet. Miks? See oleks lahendanud ära nii palju, kui vaadata seda retsensiooni või siis ka üleüldiseid küsimusi, et mida ja millest te üldse räägite, sest et kuna selle konkreetse Hadoopi tundjaid ei ole just ülemäära palju, siis sellise konkreetse näite varal oleks olnud võib-olla lihtsam kogu seda teemat üldse ju lugejani või siis lõputöös ka ära seletada ja see lõputöö reaalne või praktiline väärtus ka ära tõestada. Eks pioneer ongi raske olla. Ja nii nagu ma korraga mainisin, ma ei oleks saanud Nortalist, kuna Nortal ise sisemiselt ei kasuta Nortal ei tee enda jaoks tarkvara, siis ja me kasutame seda näiteks, mina olen olnud arhitekt ja peaarendaja projektides, kus me paigaldasime selle tarkvara ja arendasime Soome maksuamet, osalisime projektis Araabia Ühendriikides, kus kogu riigi portaal tahetakse sinna peale panna. Täna teeme Eesti Telekomis praktiliselt samasuguse arhitektuuriga. Ma ei saanud lihtsalt ma ei oleks saanud Nortalist luba mõne kliendi projektiga siia täna tulla. Aga miks mitte? Selles mõttes, et me oleme siin näinud ka eelnevalt teistsuguste software house'ide töötajate lõputöid, kes tegelikult toovad näiteid konkreetsete klientide puhul selleks, et ära seletada seda, miks ja mida nad teevad ja mida nad siis lõputöös ka teinud on. Ma ei võtnud sellist eesmärki, et tulla mõne päris kliendi, kuna ma läksin Nortalisse tööle kusagil nüüd üle aasta tagasi, kuni selle hetkeni töötasime Lauri Illissoniga, tegime startupi, mille me ka edukalt maha müüsime sama tehnoloogiat kasutades, siis on toimunud teatud üleminekuid ja ma ei julgenud võtta seda sellist eesmärki, et minna nüüd mõne projekti ja kliendi juurde, et kas ma võin nüüd tulla selle näitega välja. Võib-olla ma ei oleks saanud kindlalt ei vastust, aga ma ei tahtnud seda lisakoormust. Ma saan praegult, ma usun, ma sain oma lõputöös väga vabalt andmeid presenteerida nii palju, kui neid seal on. Mul täna näiteks Nortali arenduskeskuses seesamane lahendus kogu aeg genereerib andmeid, ma võin neid näidata, ma saan seda samast lahendust edaspidi kasutada, mingisugust kliendi andmete sellist lepet ei ole seal. Ma kuidagi arvasin, et mul läheb siis keeruliseks, kui ma peaksin hakkama konkreetse kliendi andmetega songlöörima. Pigem just tahaks kommentaari mõttes ütelda, et see on minu arvates pigem nagu tavapärane. Mitte kliendi andmetega songlöörimine, see ei ole nüüd see mõiste, mida ma siin mõtlen, aga ütleme siis reaalsete ja praktiliste näidete toomine, sellepärast, et IT igas organisatsioonis on ju mõeldud mingisugust ärilist probleemi lahendama, mitte lihtsalt genereerima andmeid, vaid lahendama ära probleeme, mis on äris. Tooma kasu ärile, olema äri tegemise mootor, eks ole. Et nüüd konteksti väliselt ma saan öelda, et täna sama platvormi kasutades me toome kliendile kasu ja väga suurtele klientidele Eesti mõttes ja ka, nii nagu mainisin, Soomes. Aga minu arust, kui ma nüüd mõtlen, ma juhendajaga siiski sellel teemal põgusa vestluse pidasin ja see oli ka juhendaja soovitus, kes Nortali äriprotsesse natuke rohkem tunneb, oli ka tema soovitus, et ma ei hakkaks konkreetseid kliente siduma. Kas te kolledžist ka kellegagi nõu pidasite, siis sellisel ma küsin nii? Kolledžis oli ainult minul konsultant Lembit Viilup ja tema tagasisidest ei tulnud nüüd mustvalgelt küll välja, et ma peaksin selle osa ümber tegema. Okei, aitäh praegu. Palun. Ma jätkan siis. Lihtsalt võin toetuseks öelda, et tegelikult ei pea ju alati ütlema, et mis firmaga on tegemist. Et võid öelda, et klient 1, temal on selline probleem ja sellist asja reaalselt on vaja ja püüame lahenduse leida ja klient 2 on teissugune. Et ei pea ilmtingimata nagu välja tooma, et kelle probleem see on. Aga et paremini aru saada, et millised probleemid eksisteerivad ja et need on reaalselt olemasolevad probleemid. Ja. Aga kui ma nüüd tagasi lähen natukene nende slaidide juurde, siis üks esimestest äkki saate korra ette võtta.
et seesama. Esimene punkt on siin, kommertsriistvara on liiga kallis. Et mida te selle all mõtlete ja milline on mitte kommertsriistvara? Omast praktikast võin öelda, no kui me nüüd võtame selle ajaloo, millega Google omal ajal ette kokku puutus, siis nemad ju hakkasid oma ülikooli serveriruumis vaikselt asja ehitama. Mingil hetkel selgus, et neil sealt visati välja, kuna kogu selle serverikeskus olid ära kasutanud. Nemad ei saanud lubada endale suuri väga kallist riistvara ja nemad kasutasidki lihtsalt vanu PC-sid, nii nagu meie oleme teinud. Minu enda praktikast on näide, kus me tegime Eestis ühele telekomile, nime jälle võtta ei saa, aga palju neid Eestis on, üks teine, kus me puhtalt vertikaga võistlesime kiiruse mõttes. Nendel oli kohale veetud kommertsriistvaraline räkk korralik ja meie tegime 5 vana Nortali PC-ga ja me täiesti konkureerisime seal reaalaja lähedastes päringutes. Aga vastus sellele, et Google omal ajal, see slaid on toodud selles mõttes, et Google omal ajal leidis, et riistvara on nende jaoks liiga, nad raha ei teeninud. Et nad ei saanud hakata sellega tegelema. Ja samamoodi oli kommertstarkvara liiga kallis nende jaoks tollel hetkel. Ja kogu sellele Hadoopi raamistikule, nendele põhikomponentidele ongi aluse pannud siis omal ajal Google'i whitepaperid, mis kirjeldasid Google'i failisüsteemi, esimene, teine, mis kirjeldas Google'i andmebaasi ja 3. MapReduce, mille siis Doug Cutting võttis ja realiseeris Yahoo's. Nüüd sisuliselt võib öelda, et see lahendus loodi selliselt, et ta töötaks ka hästi tagasihoidlike võimetega arvutitel. Just. Okay. Ja täna paigaldades, ja need arvutid ei pea olema tihti, kui me täna räägime kommerts andmebaasidest, siis on nõue tarkvara tootja poolt juba, et peab olema selline riistvara, ühesugune kõik, väga ranged nõuded, mis on mingis mõttes head, aga Hadoop raamistikus olevad klastris olevad serverid võivad olla väga erineva riistvaralise konfiguratsiooniga. Seal võib olla segi Windowsi serverid või tööjaamu. Suurem osa muidugi Unixi põhilised lahendused. Aga tõesti, on paindlik. Okei, selge. See sai vastuse. Üks asi, mida küsiks, et paljudes kohtades, alates muidugi sellest, et Facebook on silmitsi seisnud väga suurte andmemahtudega ja seetõttu on pidanud täiendama seda Hadoopi lahendust, nagu te ise välja tõite, selle Hive'i ja veel. On palju räägitud tegelikult, et see aluseks olev MapReduce üksinda jääb juba natukene jalgu tänasele päevale. Ja sellele on juurde pandud Spark ja Yarn ja Hadoop 2 ja mis iganes. Kas te neid asju ka olete natukene vaadanud? Ja ma olen neid väga palju. Lihtsalt me täna ei kasutagi. Täna näiteks MapReduce ongi sellisel kujul, nagu ta omal ajal tuli ja nagu ta ongi. Tänaseks on ta praktiliselt välja vahetatud TES-raamistiku ehk tööde juhatamise või paralliseerimise raamistiku vastu, mis on kiirem. Aga ma ei näe siin kontekstis väga suurt, ma olen kasutanud ka ise samamoodi Sparki nende tööde tegemist, mis on väga kiirelt arenev komponent, aga antud probleemi lahendamisel ei ole mitte oluline, kuna ma tõin välja kindlasti, et latentsus on suur, siis ega seal ei ole nüüd vahet, kas seal TES annab seal 10 millisekundit sellel MapReduce'iga, või on öeldud, et on 10 korda kiirem või 100 korda kiirem. Aga kui me räägime ikkagi päringutest, analüütilistest päringutest, mille vastusteid me ootame minuti näiteks, siis ega seal nagu suurt vahet ei ole antud töö kontekstis. Aga ma olen kokku puutunud nende tükkidega ja igapäevaselt praktiliselt kasutan. Näiteks oma praktika töös ma kasutasin just Sparki in-memory analüüsivahendit, kus mudelit, masinõpet täiendati selle reaalaja lähedases ajas Sparkiga. Selge, sain vastuse. Palun. Praegu kõik. Veel komisjoni poolt küsimusi, kommentaare? No ma kommenteeriks natukene seda ihmus kahtepidine tunne on praegu. Et tööd vaadates tähendab, et töö on väga huvitaval teemal. Autori kompetentsis ei kahtle absoluutselt mitte. Aga töö on soust. Aitäh! Ühesõnaga, tähendab, minu arvates probleem hakkab sellest peale, et töö pealkirjas on
kaks peamist mõistet on Big Data ja Hadoop. Punkt 1 ütleb kohe pealkirjas ära, mis on Big Data. Samasugune punkt peaks olema, mis on Hadoop. Tegelikult, kui me lähtume kahest põhimõistest töös, sest et see mõiste tegelikult, ütleme, lugejale jääbki avamata lõplikult. Räägime asjast, millesse me süveneme väga põhjalikult, aga me ei ütle ära, mis see on kohe alguses. Ja austades minu meelest praegu suur probleem hakkab peale sellest sissejuhatusest. Töö eesmärgi sõnastus on, tsiteerin, töö eesmärk on tutvustada traditsioonilise andmetöötluse ja salvestuse meetodite kõrval Hadoopi raamistikul põhinevat protsessi. Töö eesmärk on protsesside tutvustamine. Et ma austades ütleksin, et iga juhendaja ütleks kohe, et see on kaugelt liiga pehme. Et ülesande püstitus, mingi probleemi lahendus, mingi probleemi, nagu sageli küsitakse komisjoni poolt siin, et mismoodi maailm peale teie tööd paremaks läks. Et see on praegu arvamata jäetud. Kusjuures maailm läkski paremaks peale seda tööd. Ma täitsa usun seda. Aga see on lahti seletamata jäetud. Ja küsimus oleks siis milline minule? No praegu tegelikult küsimus, see on pigem kommentaar, Okay. sest et ausutades tööd on tehtud, inimene jagab asja selgelt, aga tööst ei tule see välja. Konkreetselt minu pretensioon on mitte diplomandi, vaid selle paberitüki kohta, mis siin minu ees on. Ma jätkaks selle sama koha pealt ja kommenteerin ka kõigepealt, et teie selle diplomitöö nii-öelda vormistus, formaat, selle esitusviis ei vasta diplomitööde ja üldse nagu teaduslike või inseneritööde heale tavale, kus lahendatakse mingit probleemi. Tegelikult on see, sisaldub teie diplomitöö 5. peatükis, aga kogu see vormistus on allapoole arvestust. Sellega seoses küsimus. Kas te selle meie IT kolledži konsultandiga, kes ta nüüd oligi, Lembit Viilub. Kas te suhtlesite ja tema teile mitte midagi ei öelnud selle töö struktuuri kohta? Ainult nii palju, et kui ma selle esimese versiooni temale saatsin, siis oli mul komponentide Hadoopi, need komponendid, mida ma kasutan antud töös, mul olid nad veel detailsemaks alajaotusteks lahti kirjutatud. Ja tema ainuke soovitus oli mulle see, et ma peaks selle kokku võtma, mida ma ka tegin. No pigem ma mõtlen seda, et iga selline teadustöö koosneb, ütleme, nagu 3 peamisest osast. Esimene osa on nii-öelda taustsüsteemi kirjeldus ja selge probleemi püstitus ja see probleem peaks olema tõesti nii-öelda kellegi jaoks, mingi konkreetse tellija jaoks uudne ja vajalik. Et kõigil oleks arusaadav vastus küsimusele, miks see töö on tehtud. Teine osa on nii-öelda analüüsi osa, mis peamiselt analüüsib seda, kuidas seda, missugused on meetodid, vahendid selle probleemi lahendamiseks üleüldse ja kuidas teised on seda probleemi lahendanud. Ja 3. osa on süntees. See tähendab, nüüd te pakute välja midagi uudset. Kellegi jaoks, vähemalt siis selle ettevõtte jaoks. Selles plaanis, praegu kahjuks me peame nagu IT kolledži töötajatena nagu endale ka tuhka pähe raputama, et IT kolledži poolne konsultandi töö ei ole hästi tehtud. Ja teine hinnang on see, et kindlasti Lauri Illisson on väga hea praktik, aga tal arvatavasti puudub nagu teaduslike tööde juhendamise kogemus. Tema kohus oleks olnud ka teile seda öelda. Et kuidas üldiselt teaduslikke töid või diplomtöid tehakse. Et selline kommentaar. Ja siis
ja mul ei olegi otseselt küsimusi, võib-olla üks kommentaar veel on see, et nii-öelda siin on nagu erinevad maailmanägemused. Tõnn Talpsepp, kes on teoreetik, loeb palju raamatuid, ja siis versus Lauri Illisson, kes on kindlasti väga heade tugevate kogemustega praktik, nende lähenemised nagu siin praegu põrkuvad ja te olete sinna vahele jäänud. Ja tõesti, me keegi ei kahtle teie oskustes ja teadmistes, et te suudate töötada väga hea arendajana ja arhitektina. Aga te ei ole suutnud kirjutada heale tavale vastavat diplomitöö. Eks me seda siis kuidagi ka arvestame. Võib-olla üks küsimus. Miks te ei uurinud seda, et kuidas üldiselt diplomitööd kirjutatakse? Eks kui ma nüüd räägin praktiliselt, kuidas see oli, siis ma võtsin IT kolledži mingisugusest nurgakesest, leidsin ma parimat diplomitööd. Seal oli umbes 10 ja võtsin esimese ja lugesin seda läbi ja sisu korda ei vaadanud. Ikka vaatasin. Minu nägemus lihtsalt sellest vormistuski selliseks, nii nagu ta teie ees on. Aru saada, et te ikkagi tegelikult natuke uurisite. Ma nagu püüdsin, aga mul on tõesti nüüd kahju, et see nüüd siis päris selliseks ei vormistunud. Olgu kõik minu poolt. Veel komisjoni liikmete poolt märkusi, küsimusi? Ei ole, saalist? Ei ole. Üle Skype'i? Ei ole. Nüüd siis järgneb juhendaja sõnavõtt. Lauri Illisson on juhendaja, Laurit siin ei ole, nii et palun. Ma esindan teda. Suhtumine lõputöö kirjutamisse. Üliõppiline on suhtunud lõputöö kirjutamisse väga pühendunult ja kohusetundlikult. Töö kirjutamise ajal on järgitud kokkuleppeid, ajaraami ning lahendused ja neid kirjeldavad näited esitati tähtajaliselt. Margus Rood iseloomustab tugev inseneri mõttelaad koos vaba ja sisuka suhtlusstiiliga. Üliõpilase võimekus. Hindan üliõpilane Margus Roo võimekust big data valdkonnas väga kõrgelt. Üliõpilase initsiatiivikus, iseseisva töö tähtajaline ärategemine on erakordselt heal tasemel. Marguse fokusseeritud ja põhimõttekindel lähenemine lahenduste leidmisse on väga heal tasemel. Lõputöö vastavus vormistusnõuetele. Lõputöö vastab täies ulatuses vormistuslikele nõuetele. Viitamine on korrektne, kasutatud on korrektselt kirjutamise stiili, toodud lähtekoodi ja skriptide näited on toodud ajakohased ning arusaadavas vormis. Toodud joonised on ajakohased ja selgelt lahendust kirjeldavad. Lõputöö tulemused. Tulemused on otseselt rakendatavad igapäevases kasutuses. Margus Roo, olles Nortali Big Data andmemeeskonna liige, rakendab töös esitatud töövõtteid igapäevaselt Big Data projektides. Töös esitatud lahenduse uudsust iseloomustab fakt, et Eestis on Hadoop tehnoloogiat kasutusele võtnud vaid mõningate suuremaid andmemahte omavate ettevõtete juures. Samas on näha trendi, et järgnevate aastate jooksul jõuab Hadoop põhine tehnoloogia Eestis laiemasse kasutusse. Hadoop keskkonna poolt pakutavad võimalused andmete salvestamiseks, nende analüüsimiseks on oluliselt paremad ja kui ka oluliselt odavamad võrreldes traditsiooniliste lahendustega. Äriliselt võimaldab Hadoop ettevõttel, ma isegi jätan lugemata, see ei iseloomusta teie tööd. Autor on koostanud teostatud töö iseseisva töö tulemusena, leides vajalikud lahendused iseseisvalt ja hinnang lõputööle on 5 suurepärane. Täiendavad kommentaarid. Soovitan Eesti Infotehnoloogia kolledžil tõsiselt kaaluda Big Data tehnoloogiate ja masinõppe kursuse avamiseks, et tagada koolitatavate spetsialistide väga hea tase.
globaalne konkurentsivõime ning kättesaadavus ettevõtetele. Edasi, lähema 5 aasta jooksul seguneb tavapärane tarkvaraarendus ja süsteemihaldus, andmeanalüüsi, suurandmete ja mustrite leidmise ülesannetele. Äriliselt on vajalik andmete tehniline salvestamisel lisaks suuta andmetest aru saada ning andmeid kasutada täiendava ärilise väärtuse loomiseks. Ja veel 3. kommentaar. Lisaks on antud valdkond inseneridele tehniliselt väga huvitav ja paeluv. Tegemist on valdkonnaga, mille lahenduste eestvedajateks on suured internetiettevõtted, kes perioodiliselt oma loodud lahendusi antud platvormil open source'ina avaldavad. aitäh! Jäänud on siis kaitsja lõppsõna. Ma tänan komisjoni asjaliku tagasiside eest ja kindlasti kogu IT-kolledži personali, kes on toetanud minu inimese aega, oma perekonda, kellelt ma olen näpanud siin koolis olemise aega. Aitäh! Aitäh! Teie kaitsmine on lõppenud ja meil on 3 diplomandi veel jäänud. Ljubov käes. Palun! Vastavalt reglemendile on 7-10 minutit teil aega oma diplomitöö tulemuste ja tegevuste ettekandmiseks, nii et auditoorium on teie päralt. Tere lugupeetud kaitsmiskomisjoni liikmed, minu nimi on Ljubov Käes ja minu diplomitöö teemaks on teredata andmebaasi kasutavate SPSS-modelleri ad hoc päringute analüüs ja optimeerimine finantsettevõtte